meil on Demante maraton ja täna on juba 13 päev ja tänase päeva teema on strateegiline hingamine. Väga lihtne asi, ei ütle sulle mitte midagi uut ja vaata ise, kui sa oled stressis, paanikas või midagi ebameeldiv toimub hetkel sinu elus, siis mis toimub sinu kehas? Sina hakkad kiiremini hingata, vereringe läheb veel kiiremas tempos ja sinu neerud produtseerivad need hormoonid, mis juhtivad sind ainult mõelda selle peale, kuidas ellu jääda. Mida see tähendab? Kiire hingamine räägib kehale, et on stress, paanika ja tuleb ellu jääda ja siis meie neerud produtseerivad need hormoonid rohkem, stressihormoonid. Aga kui sa tead seda ja olulises hetkes teed oma hingamise aeglasemalt, ehk sa ise strateegiliselt juhtid oma hingamine, siis sina annad kehale seda sõnumi, kõik on kontrolli all, kõik on hästi, ma tunnen ennast turvaliselt ja ma saan kõigega hakkama saada. Siis vereringe ei jookse nii ruttu, meie neerud ei produtseeri need hormoonid, mis keskivad meid ellu jääda, vaid lihtsalt sina hingad rahulikult. Ja sellest sõltub väga palju, kuidas sa käitud, millised otsused, tunned ja emotsioonid sul tulevad hingamise tõttu. Ehk hingamisega sa saad reguleerida oma õiged otsuseid. Ja tänaseks on selline praktika, et ennem kui sa teed mingi otsuse, lihtne või keeruline või väga elule mõjuv, ei ole vahet, vali ise. Tee 5 hingamise tsükleid ja jälgi, mis sinu kehas toimub. 5 hingamise tsüklit ja peale seda tee otsuse. Ja tänaseks päeva fookus on 10 minutit, nagu iga päev, vaikuses hingamine. Teine ennem seda, kui sa teed otsuse, tee 5 hingamise tsüklit. Ja päeva lõpus, nagu alati, küsi endalt, millised sul tulid otsused peale hingamist. Ja lendame edasi.